No tšau! Müüdud! Noh, sai müüdud meie korter. Isegi väikese sümboolse kasumi saime. Ma mäletan, mitmes osas oli, siin käisime. Seinad kõik paljad veel. Vend räägib, 2 nädalat, kõik on valmis. Mis sa ise arvad, kaua siin läheb veel lõpuni? Kuskil 1,5 nädalat. 1,5 nädalat? No võib-olla siba rohkem. Oho. Ma arvan, juba hakkab lõpu poole. Kurat, siis teed kiiret tööd? Ei. 2 nädalat on päris hea. Läks veits kauem tegelikult. Aga jah, sai asi tehtud. Õnneks kõik vead, mis teha sai, tulid ühel objektil. Müügihinda me kalkulisime siin, arvutus muidu oli 85-ga, turg natukene muutus, 83-ga sai ülesse panna. No see mingi 2,5%. Aga ehitus läks meil 25% kallimaks. Et siin jah, omad vead saime kirja, aga õnneks oligi kõik vead ühel objektil. Objekti valik oli hea, et hea asukoht, hea maja, korrus õige, siis vähemalt kiiresti müüdud, kiiresti tehtud, õpime vigadest ja liigume edasi. Üks kontor mul ainult jälle siin Põhja-Tallinnas läinud. Ükskord tegin siin tööd jälle, siis mõtlen, et kurat, home staging räigelt aitab müüa ikkagi tegelikult. Meil on kujundaja meeskonnas, no tegelikult aitab meil kõik objektid müügiks ette valmistada, isegi kus inimesed sees elavad seal, mis koomale, mis dekoor välja. Aga meil enda objektid ka muidugi. Noh, siin kõik mööblid ta valis sisse, et niisugune ubane oleks. Telekalaud on juba järgmisel objektil liikunud, aga see on nii võimas tööriist. No, mis sa arvad, kas see roosa diivan jäi portaalis silma? Näita pilti 40 €. Ja koha peal samamoodi. Sul on mööbel sees. Ma saan täpselt näidata, mis on selle korteri eelis. Tal on planeering muudetud. See sein on viidud nii palju kui võimalik sinna poole, enne kui Fresh Club vastu tuleb. Nüüd ma saan kohe näidata. Sa saad voodi panna sedapidi, sa saad voodi keerata sedapidi. Ja sul jääb ikkagi siit 55 senti rahulikult mööda kõndimiseks, mida muidu selle planeeringuga sul on väga keeruline saada. Teine objekt, mis just müüsin eelmisel nädalal oli notar, tunduvalt keerulisem objekt, pikem müük, aga mis oli super, maandumislehelt iga natukese aja tagant mingi kontakt tilkus, kellega mina saan tööd teha. See on ka, mis me teeme, me kõigil objektidel paneme kokku infopaketi, teeme selle objekti maandumislehelt allalaetavaks ja paneme selle maandumislehe lingi kuulutusele. No traffic tuleb niikuinii portaalist. Tavaliselt nüüd ma saangi, esimesena ma saan kontakti kätte. Siis, kes on tõsine huviline, see juba helistab, millal vaatama saab tulla. Aga need, kes lihtsalt infopaketi alla laadisid, et sealt mingeid kommukaid vaadata, nende kontakt on mul olemas, ma saan nendega juba töötada, et no, nägin huvi tundsite, soovite ka vaatama tulla. Ehk klient saab kiirelt info kätte, mida ta niikuinii oleks tahtnud ja mina saan kontakti, näen, kes huvi tundis. Päris sliced bread ei ole, aga need on reaalselt asjad, mis toimivad. Kui nüüd mõelda, kuidas sina saad enda valdkonnas innovatsiooni tuua, siis esiteks vaatagi enda sektorist välja poole. Vaata, mis mujal toimib. Seesama maandumislehe idee, ma nägin, kuidas kogu online müük toimibki läbi maandumislehtede. Kinnisvaramüük samamoodi hakkab online'is, portaalides. Kui sinna juurde panna see, et ostjad on infot, mida ostjad niikuinii tahavad, see asi toimis. Aga see idee tuli hoopis teisest valdkonnast. Teiseks, vaata, mida parimad teevad. Leia mudel, mis kuskil juba toimib. Home staging, see ka USAs, Rootsis juba aastakümneid kinnisvara müüaksegi niimoodi. Alekseil see idee oli juba enne, kui meie üldse koos businessit hakkasime tegema ja see oli see, mis temal aitas alustada, mis aitas kohe kõvasti businessit võita. Ja kolmandaks, ole parim storyteller. See, mis sa teed, see isegi võibki olla parim lahendus kliendile või parim toode, aga
kui sa ei suuda lihtsalt ära selgitada, miks see on kliendile vajalik, miks see on tema jaoks parim, samal ajal konkurents sul on mega hea kommunikatsiooniga, siis tšau, nägemist. Ja see on ka üks suuremaid võimalusi praegu turul. Võta mingi klassikaline ärimudel ja kui sa oled hea turundaja, siis seesama bränd, seesama turundus, müük, see võibki olla see, mis viib sind täiesti uuele tasemele. Keegi neid marja ja seente kaste on näinud viimasel ajal Instagramis. No, selline toode, mine turule, osta palju jõuad, aga tüübid oskavad müüa. Nad viivad nii hästi selle sõnumi, nad müüvad sulle kuuluvust. No, sa ostad kodumaist, toetad kodumaist. Nad müüvad sulle premium brändi, et jah, sa oledki kõvasti rabanud, sa saadki seda premiumit endale lubada, ennast hästi tunda. Ja nad müüvad sulle mugavust. Nad toovad sulle koju kätte, kõik on puhastatud, kõik jutud. No, mega lihtne toode, aga ma ei usu, et vendadel müük kehvasti läheb. Kokkuvõttes, kui sa nüüd midagi uut tahad teha, tee ise, see ei maksa midagi. Ideid on miljon, loeb teostus. Nii et hakka katsetama, hakka tegutsema. Mina pean liikuma hakkama. Näeme järgmisel korral. Tšau!